Venemaa veritseb mitte ainult rindel, kus tema kaotused jätkuvalt kasvavad, vaid ka sügaval omaenda territooriumil. Riik on kannatanud tõsise, potentsiaalselt surmava sisemise verejooksu all ja isegi Venemaa president Vladimir Putin ei suuda verejooksu peatada. Tegelikult teeb ta olukorra aktiivselt hullemaks, tirides oma riiki sügavamale kuristikku, paisates ennast ja oma rahva kriisi, millest nad ei pruugi kunagi pääseda. Selline on Putini meeleheitlik kinnisidee selle sõjaga. Egoistlik vajadus paista võitjana, ükskõik mis hinnaga. Ja selle sõja hind kasvab kiiresti üle pea. Venemaa hinnanguline kaitsekulutus 2021. Aasta enne sõja algust oli umbes $65 miljardit. 2022 aastal, sissetungi aastal, tõusis see üle $102 miljardi. 2023 aastaks lähenes see $110 miljardile ja 2024 aastal oli see peaaegu $150 miljardit. See üksi oli erakordne number, kuid Putin tahtis seda ikka veel kõrgemale tõsta. Nii et 2025 aastal kulutas Venemaa oma sõjaväele peaaegu $200 miljardit. Selleks hetkeks ei helisenud majanduslikud häirekellad enam lihtsalt, vaid kõlasid üle kogu Moskva tänavate, nii et kõik kuulsid neid. Riik kulutas üha suurema osa kogu eelarvest kaitsele, jättes teised tööstusharud ilma toetuseta. Sellele probleemile lisaks oli Ukraina alustanud intensiivset süvalöögikampaaniat Venemaa taristu vastu, sihtides just neid sõlmpunkte, mis andsid riigi majandusele kõige rohkem, nagu näiteks naftatöötlemistehased. Majanduskasv langes järsult, eelarve oli surve all ja keskpank pingutas inflatsiooni ohjeldamise nimel. Selles olukorras olid isegi Kremlis ametnikud, kes tavaliselt järgivad joont ja kinnitavad avalikkusele, et kõik on korras, sunnitud tunnistama, et riik liigub ühesuunaliselt finantskatastroofi poole, kui midagi ei muutu. Selle tulemusena lubas Putin juunis 2025, et 2026 aastaks vähendatakse kaitsekulutusi. Samal ajal kui NATO riigid teatasid kollektiivsete kulutuste suurendamisest 5%-ni nende sisemajanduse koguproduktist, kutsus Putin kokku pressikonverentsi ja ütles maailmale: aga nüüd on siin kõige tähtsam asi. Me plaanime kaitsekulutusi vähendada. Meie plaan on seda teha järgmisel aastal, sellele järgneval aastal ja kogu järgmise 3 aasta jooksul. Ta jätkas, märkides, et Venemaa kaitse-, rahandus- ja majandusministeeriumid mõtlevad kõik selles suunas. Seega oodati, et 2026 aastal toimub lõpuks märgatav vähenemine summas, mida Venemaa oma sõjapidamisse suunab. Mõned optimistlikud analüütikud mõtlesid isegi, kas see võiks olla esimene samm vaenutegevuse järkjärgulise leevendamise suunas, sillutades teed rahule. Siis avaldati 2026 aasta andmed ja kõik muutus. Venemaa sõjalised kulutused ulatusid hämmastava 5,9 triljoni rublani ehk $80 miljardi aasta esimeses kvartalis. See on 30% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil, sest 2025 aasta esimese kvartali sõjalised kulutused olid vaid 4,5 triljonit rubla ehk $61 miljardit. 2026 aasta esimese kvartali kogu föderaalkulud olid 12,8 triljonit rubla ehk peaaegu $175 miljardit, mis tähendab, et koguni 46% riigi kogukulutustest läks kaitsele. Enamik sellest rahast kuulub salastatud kulutuste kategooriasse, seega me ei tea täpselt, millele seda kulutati, kuna Kreml eelistab oma sõjaliste kulutuste üksikasju varjata. Sellegi poolest on see tohutu rahasumma, mida 3 kuu jooksul kaitsekuludeks kasutada. Ja see läheb täielikult vastuollu Putini algse lubadusega, et kaitsekulutused vähenevad. 2026 aastal, nagu Saksamaa rahvusvaheliste ja julgeolekuasjade instituudi majandusteadlane Janis Kluger märgib, on sõjaliste kulutuste tohutu kasv eriti märkimisväärne, sest Venemaa oli algselt plaaninud sel aastal sõjakulude piiramist. Eelarveseaduse kohaselt pidid sõjalised kulutused 2026 aastaks vähenema 6,2%-ni SKP-st võrreldes 2025 aasta 7,8%-ga SKP-st. Siiski moodustasid need juba ainuüksi esimeses kvartalis 2,5% Venemaa eeldatavast kogu aasta SKP-st. Teisisõnu, kui Venemaa jätkaks sama kulutamise tempoga ülejäänud aasta jooksul, ületaks ta hõlpsasti oma seatud 6,2% SKP eesmärgi ja võiks isegi jõuda hämmastava 10%-ni aastasest SKP-st. Kluger märgib, et see on ebatõenäoline, kuna ajaloolised andmed näitavad, et kulutused kipuvad aasta teises ja 3. kvartalis rahunema. Sellegipoolest märgib ta, et see on siiski märkimisväärselt kõrge tulemus, lisades, et kui esimene kvartal näitab, kuidas ülejäänud aasta kulgeb, siis võib sõjaliste kulutuste tase 9–10% SKP-st olla 2026 aastal realistlik.
Numbreid sügavamal analüüsimisel märgib Kluger, et peaaegu iga teine föderaaleervest kulutatud rubla jõudis sõjaväeni. Ukraina uudisteväljaanne Ukrainian National News arvutas samuti, et Kremli enda andmete kohaselt on Vene sõjamasin tarbinud 2026 aasta jaanuarist märtsini umbes 2,7 miljardit rubla, peaaegu $37 miljonit tunnis ja umbes 65 miljardit rubla ehk $885 miljonit päevas. Vene rahandusministeeriumi andmete kohaselt, mida analüüsis Janis Kluger ja millest teatas UNN, kulutas Kreml 2026 aasta jaanuarist märtsini oma sõjaväele rekordilised 5,908 triljonit rubla. See tähendab muljet avaldavat 65 miljardit rubla ehk $885 miljonit päevas ning umbes 2,7 miljardit rubla ehk $37 miljonit tunnis. Nagu väljaanne märgib, on 65 miljardit rubla tegelikult teatud Venemaa regioonide aastaeelarve, nagu Novgorod, millele eraldatakse aastas 69 miljardit, või Ariol, mille aastane eelarve on umbes 61 miljardit rubla. Teisisõnu, ühel suvalisel jaanuaripäeval kulutas Venemaa sõjavägi sellise summa raha, millega saaks terve regiooni, kus elab sadu tuhandeid inimesi, terve aasta töös hoida. UNN leidis samuti, et 2026 aasta esimese kvartali igakuine kulu oli peaaegu 2 triljonit rubla ehk $27 miljardit. Aruandes märgiti, et see tohutu kvartalikulu jagunes igakuiseks väljaminekuks, mis oli peaaegu 2 triljonit ruubla ehk $27 miljardit. See on rohkem kui Venemaa kõrgharidussüsteemi aastane eelarve, mis on umbes 1,7 triljonit rubla. See on samuti palju rohkem kui iga üksiku Venemaa regiooni aastane eelarve, välja arvatud Moskva ise. See ei ole enam lihtsalt juhtum, kus Venemaa oleks oma kaitsekulutustega rumal või naiivne. Riik on saavutanud täiesti uue hoolimatuse taseme. Raha põletatakse rekordkiirusega, visates sõna otseses mõttes minema tohutuid summasid, mida võis kodumaal tõeliselt kasutada. Need triljonid rublad, mis on visatud Kremli sõjamasina peale, oleksid näiteks võinud aidata toetada mõnda riigi raskustes olevat sektorit, parandada põhitaristut, parandada avalikke teenuseid. Või aidata kümneid miljoneid Vene inimesi, kes vaevlevad ots otsaga kokkutulemise nimel, kasvavate elamiskulude ja vältimatu inflatsiooni tõttu. Selle asemel kulutatakse see raha Putini käsul täielikult ja eranditult sõjale. Ja võib-olla suudaks Putin seda kõike õigustada, kui ta tegelikult sõda võidaks. Kui Vene armee saavutaks suuri edusamme, võtaks kontrolli alla võtmelinnad ja territooriumid ning liiguks vältimatu võidu poole, võiksid Putin ja tema Kremli kaaslased üsna lihtsalt väita, et kulutused on mõistlikud. Nad võiksid veenda avalikkust, et see kõik tasub end lõpuks ära, öeldes neile, et nad peavad veel natuke vastu pidama, taluma kehvemaid teenuseid ja ajutist rahapuudust, ning siis saabub lõpuks Venemaa suur võit ja kõik läheb paremaks. Aga seda ei juhtu. Tegelikult näitavad kõik andmed hoopis vastupidist. 2026 aastal pole Venemaa suutnud rindel kusagil olulist edu saavutada. Selle asemel on nende väed toppama jäänud, saavutades mõnes piirkonnas vaid tühiseid edusamme ning teistes kohtades on neid hoopis tagasi tõrjutud, kui Ukraina valutab kaotatud alasid tagasi. Vene armee on jõudnud punkti, kus nad kannavad rohkem kaotusi, kui suudavad taluda. Värbamise määrad on jäänud samale tasemele, samal ajal kui surmade ja vigastatute arv on järk-järgult kasvanud, mis tähendab, et riigi sõjavägi muutub üha nõrgemaks, mitte tugevamaks. Lisaks sellele on riigi majanduslikud probleemid süvenenud Ukraina pidevate drooni- ja raketirünnakute tõttu ning isegi ajutine naftatulude kasv, mille tõi Iraani sõda, ei aita Moskval pikas perspektiivis sellest segadusest välja tulla. Nii leiabki Putin end sügavas ja pimedas augus, mille ta on ise kaevanud. Tema hoolimatut kulutamist ei ole võimalik õigustada. Ükski argument ega propaganda ei suuda avalikkust veenda, et triljonite rublade jätkuv kulutamine sellele konfliktile oleks kuidagi mõistlik. Ometi kaevab Venemaa president end ikka veel sügavamale kriisi. Siiski keeldub ta järele andmast või oma riigi finantsplaane kuidagi ratsionaalselt või mõistlikult ümber korraldamast. Siiski usub ta, et kriisi lahendamiseks piisab aina rohkem raha sissepumpamisest. Kuid tal ei ole õigus ja kui ta lõpuks mõistab, kui ekslik ta tegelikult on juba liiga hilja. Aga enne kui me süveneme Venemaa majanduskriisi, siis kui selline analüüs sind huvitab, siis kindlasti telli kanal The Military Show. Me teeme selliseid põhjalikke analüüse igal nädalal. Nüüd, põhjus, miks Venemaa on nii hoolimatult ja rekordiliselt palju kaitsekulutusi teinud, taandub sisuliselt ühele lihtsale asjale – Putini ülbus. Pärast enam kui 2 aastakümmet võimul ei suuda Putini nartsissismi enam miski ohjeldada.
ta näeb end Venemaa kõigi aegade suurima juhina ja usub, et jääb ajalukku kui 21. sajandi Peeter Suur. Ta usub, et jätab endast maha märkimisväärse pärandi, millest räägitakse veel põlvkondi, et tulevased Venemaa lapsed õpivad ja tähistavad tema uskumatut juhtimist kaua pärast tema lahkumist. See on üks põhjusi, miks ta üldse Ukrainasse tungis. Ei olnud rahul erakordse võimu ja mõjuga, mis tal juba oli, vaid otsustas võtta veelgi rohkem, varastades maad ja ressursse naaberriigilt ning laiendades oma impeeriumi piire. Ta arvas, et see saab olema lihtne. Ta eksis rängalt. Nüüd, pärast aastaid kestnud võitlust, teab ta, et just selle sõja järgi teda mäletatakse. Kõik, mis oli enne, ei loe enam, sest sõda Ukrainaga on muutunud nii suureks, nii kulukaks ja nii kõikehõlmavaks, et see määrab tema pärandi ühel või teisel viisil. Sellepärast ei luba Putini ego tal kunagi kaotust tunnistada. Ta ei tee mõistlikku ega loogilist otsust. Ta ei tunnista Venemaa tohutuid kaotusi, ei võta omaks, et asjad ei läinud nii, nagu ta soovis, ega lahku. Isegi kui see oleks kaugelt parim asi, mida ta oma rahva heaks teha saaks. Isegi kui see päästaks lugematul hulgal elusid ja võimaldaks Venemaal lõpuks hakata end üles ehitama ning suunata raha sinna, kus seda tõesti vaja on, näiteks haridusse, tervishoidu ja taristusse. Isegi kui tõeliselt suure juhi tunnuseks oleks alandlikkus oma viga tunnistada. Vladimir Putin seda ei tee, sest see rikuks tema pärandi. See purustaks kuvandi, mida Vladimir Putin on aastakümneid ehitanud. See kinnistaks teda mitte kui suurt sõjalist strateegi, kelleks Vladimir Putin end kujutada tahab, vaid kui täielikku läbikukkujat, kes ei suuda isegi palju väiksemat vastast võita, hoolimata sellest, et tal on üks maailma tugevamaid sõjavägesid. Ta ei saa lubada, et see juhtuks, seega teeb ta ainsa, mida suudab. Ta eraldab üha suuremaid osi oma riigi üha pingelisemast eelarvest kaitsesektorile. Kuigi me ei tea täpselt, kuidas triljoneid rublasid kulutatakse, läheb suur osa sellest rahast tõenäoliselt selleks, et hoida riigi arvukaid kaitsetööstuse tehaseid ööpäevaringselt töös, nagu need on olnud juba aastaid. Kokku pannakse veelgi rohkem rakette, droone ja muid sõjarelvi, et tulistada Ukraina linnade, asulate ja rindepositsioonide pihta. Nüüd kulub väidetavalt suur osa Venemaa kaitsekulutustest ka värbamisele. Nagu varem mainitud, on riigil nüüd raskusi piisava hulga uute värvatute leidmisega, et oma ridu täiendada ning 2026. aastal on sõdurite koguarv vähenenud. Selle tulemusena muutub Moskva üha meeleheitlikuks, pakkudes suuremaid rahalisi stiimuleid, korraldades eksitavaid sõjalisi tulunduskampaaniaid ja avaldades piirkondlikele kuberneridele survet, et nood leiaksid uusi sõdureid mis tahes vahenditega. Venemaa peab maksma suuri summasid langenud sõdurite peredele. Ja kuna Ukraina ametnikud teatavad, et iga kuu saab surma või haavata umbes 35 000 venelast, kasvab Kremli kompensatsioonikulu üha suuremaks. Osa kaitse-eelarvest suunatakse samuti riigist välja sellistesse kohtadesse nagu Põhja-Korea ja Aafrika, kuna Moskva pöördub teiste riikide poole, et saada abi oma sõjalise kampaania jaoks. Ükski neist meetmetest ei anna soovitud tulemusi seal, kus see tegelikult loeb, rindeliinide lahinguväljadel. Ja nii kulutused jätkuvad, investeeringud jätkuvad, hoolimata sellest, et puudub igasugune väärtus või tulu. Siiski tasub märkida, et Venemaa pööraste 2026. aasta esimese kvartali kulutuste aruannetele võib olla ka alternatiivne seletus. Oma Ruslanomicsi blogipostituses selgitab Janis Kluge, et Venemaa rahandusministeerium võis nihutada sõjalisi kulutusi 2025. aastast käesolevasse aastasse, et mitte ületada eelmise aasta puudujäägi plaane. Teisisõnu, Kremli raamatupidajad võisid lihtsalt otsustada kasutada väikest majanduslikku trikki, nihutades osa 2025. aasta aruannete numbreid 2026. aastasse, et muuta 2025. aasta kogukulud veidi vähem jaburaks. Kluger toob välja mitu peamist põhjust, miks see nii olla võiks. Esiteks juhib ta tähelepanu sellele, et ajavahemikus 2025. aasta septembrist novembrini oli Venemaa föderaaleelarve kulutamine täiesti kontrolli alt väljas. Ta hindas, et kui kulutused jätkuvad samas tempos, oleks riigieelarve puudujääk peaaegu terve protsendipunkti võrra suurem kui planeeritud. 3,5% SKP-st, mitte Kremli seatud eesmärk. 2,6%. Lõpuks aga registreeriti 2025. aasta föderaaleelarve puudujääk tõepoolest 2,6% tasemel. See ei paistnud aga aasta viimaste kuude numbritega kokku minevat. Ja kui ta vaatas Kremli finantsaruandeid lähemalt, leidis Kluger, et detsembri kulutused olid kahtlaselt madalad, palju madalamad kui tavaliselt. Lõpuks märkis finantsanalüütik, et 2025. aasta 4. kvartali üksikasjalikud kulutuste andmed näitasid, et aasta lõpu osas oli salastatud kulutusi väga vähe.
ka see ei vastanud aasta varasematele osadele, mis viis Klugeri järelduseni, et Kreml võis hoopis nihutada oma kulutused 2026 aasta algusesse. Seetõttu märgib Kluger, et Rahandusministeeriumi niinimetatud raamatupidamise akrobaatika tõttu ei ole tegelik kulutustempo aastal 2026 nii kõrge, nagu esimese kvartali andmed näitavad. Ta pakkus välja ka teise võimaliku teooria, et Venemaa võib 2026 aastal oma sõjalisi kulutusi ettepoole tuua, tehes aasta alguses palju suuri makseid eesmärgiga kulutada aasta teistes kvartalites oluliselt vähem. Me ei saa täpset tõde teada veel mõnda aega, kuni aasta pole läbi ja 2026 aasta täielikud finantsandmed pole avalikustatud. Igal juhul, isegi kui Kreml on oma majandusaruannetega trikke teinud, jääb faktiks see, et triljoneid rublasid kulutati suhteliselt lühikese aja jooksul ja iga mööduva kuuga kulutatakse veel triljoneid. See pole mitte ainult jätkusuutmatu, vaid hävitab aktiivselt riiki. Mida rohkem aega möödub, seda enam Venemaa majandus ja ühiskond veritsevad ning see jõuab punkti, kus haav on lihtsalt liiga suur, et kunagi paraneda. Kremlis tegutsevad finantsametnikud ütlevad seda sisuliselt ka oma viimastes avaldustes. Juunikuu alguses ilmuvad teated, et Venemaa valitsuse ja keskpanga kõrged ametnikud lõid senisest ühisrindest lahku ning ütlesid Vladimir Putinile otsekoheselt, et sõda muutub sõna otseses mõttes liiga kalliks ja riigieelarve ei suuda sellega enam kaua toime tulla. Nad on avalikult öelnud, et riigieelarve puudujääk läheneb ohklikule tasemele, kutsudes valitsust üles tegema kärpeid või tõhustama sõjalisi kulutusi, et leevendada osa sellest rahalisest survest. Ja andmed kinnitavad nende väiteid. Lekkinud valitsusdokumendid on näidanud, et 2026 aasta sõjalised kulutused on oodatust vähemalt 2 triljoni rubla ehk 28 miljardi dollari võrra suuremad kui algselt planeeritud. Nendes dokumentides olid ka selged hoiatused riigi rahandusministrilt Anton Siluanovilt, kes väitis, et valitsusel ei jää muud üle, kui külmutada kulutused teistes valdkondades, et katta puudujääk. Ta ütles isegi, et riigi puudujääk võib lähiaastatel kasvada jahmatava 4 triljoni rublani ehk 56 miljardi dollarini, kui olukord ei muutu. Isegi maailma rikkaimad ja majanduslikult stabiilseimad riigid oleksid hädas sellise jabura kulutustaseme säilitamisega, kuna see sööb riigieelarvet ja suurendab puudujääki. Ja Venemaa on praegu stabiilsusest kaugel. Selle majandus aeglustub. Selle SKT kasv langes 2026 aasta esimeses kvartalis negatiivsele tasemele ning prognoosid ennustavad ülejäänud 2026 aastaks nullkasvu, isegi kui arvestada Iraani sõjast tingitud ajutiselt kõrgemaid naftahindu. Teisisõnu, kõik märgid viitavad sellele, et juba niigi halb olukord läheb märgatavalt hullemaks. Kuid Putin jätkab ekspertide eiramist. Kui Siluanov hoiatab, et reservid ei ole lõputud, siis Putin ja tema kaitseametnikud lükkavad selle tagasi, eelistades otsida kokkuhoidu teistest valdkondadest, kärpida mujalt ja muuta Vene rahva elu veelgi raskemaks, selle asemel, et teha isegi kõige väiksemaid kärpeid sõjalises eelarves. See on rumal ja lühinägelik lähenemine ning mida kauem see kestab, seda hullemaks kriis muutub, kusjuures mõned keskpanga ametnikud ootavad isegi majanduslangust aasta lõpuks. Nüüd saate sellest videost rohkem teada Venemaa majanduslikust segadusest, kus vaadeldakse, kuidas isegi riigiametnikud on hakanud Putini vastu pöörduma. Teise võimalusena vaadake seda videot, et näha, kuidas Venemaa kontroll Krimmi üle võib lõppeda, kuna Ukraina teeb suuri edusamme poolsaare vabastamisel, mis võeti neilt jõuga 2014 aastal. Ja kui soovite rohkem värskeid sõjauudiseid ja põhjalikku analüüsi viimaste teemade kohta, siis tellige sõjasaade The Military Show Today.